Tere, minu nimi on Laura ja ma olen lapse õiguste saadik. Tervitan teid ühelt imekaunilt ürituselt, milleks on Järvamaa laulu- ja tantsupidu. Tegelikult olengi täna siin, et jagada teiega Järvamaa linnanoorte arvamusi. Uuringu kohaselt osales Järvamaalt küsitluses 110 noort. Neist 41 elab linnas ja 69 maal. Esimene küsimus oli seotud koolivälise tegevusega. Mida Järvamaa noored päriselt peale kooli üldse teevad? Koolipildis on kõige populaarsem tegevus trenn ja sport. Linnanoorte seas on spordi tegemine oluliselt sagedasem kui maanoorte seas. On organiseeritud huvitegevus. See kategooria paistab eriti silma maanoorte seas. 3. kohal on koolikohustused. Siin on märgata väga suurt erinevust. Linnas mainis õppimist pärast kooli tervelt 36% vastajatest, maal aga vaid 16% vastajatest. Neile järgnevad ekraanitegevused, õues olemine, absoluutarvudest hoolimata tulid Järvamaal võrreldes teiste maakondadega üsna selgelt esile ka õpilasesindused ja noortevolikogud. Noorte puhul on kõige olulisem eristukategooria huvitegevused, ringid ja muud organiseeritud tegevus, mis on maal isegi veidi kõrgem kui linnas. Ekraanitegevused ja õpilasesindusega seotud tegevused on linnanoorte vastustes nähtavamad. Kokkuvõttes paistab Järvamaa linnanoorte koolijärgne aeg olevat rohkem seotud spordi ja koolikohustustega. Maanoorte puhul aga paistavad tugevamad välja huviringid, näiteks rahvatants, muusikakool, robootika ja muud organiseeritud tegevused. Mida teeksid noored, kui nad saaksid vabalt valida? Piiranguid poleks, sooviksid noored kõige rohkem tegeleda ikkagi trenni või spordiga. Huvitaval kombel on soov sportida palju suurem maanoorte seas kui linnanoorte seas. Kuigi tegelikkuses esimese küsimuse vastustest tulenevalt teevad linnanoored ju rohkem sporti. 3. kohal on loovad hobid nagu muusika, kunst ja looming, mis on linna- ja maanoorte seas võrdselt populaarsed. Olemine ja õues olemine on samuti olemas, kuid ei tõuse justkui esikolmikusse. Võrreldes tegelike koolijärgsete tegevustega on õppimine soovitud tegevuste hulgas palju väiksema osakaaluga. Seega, kui noored saaksid valida, kulutaksid nad õppimisele palju vähem aega. Millised on peamised takistused oma soovide elluviimisel? Linnanoorte takistused on seotud eelkõige koolikoormuse ja kodu ehk perega. Seega saab öelda, et linnas piiravad vaba aega piirangud ning suur õppemaht. Maanoorte puhul on selgelt kõige suuremaks probleemiks transport, pikk vahemaa ja kehv ühendus. Maanoored toovad välja, et huviringid asuvad kaugel linnas, bussiliiklus on halb või läheb koolibuss koju liiga vara, mistõttu ei saa ringides osaleda. Samuti nimetatakse maal mõnevõrra rohkem tervisemuresid ja sobivate kohtade puudumist. Kokkuvõttes on Järvamaa linnanoorte takistused rohkem seotud koormuse ja perega. Maanoorte takistused aga ligipääsu vahemaade ja transpordiga. Erinevalt teistest piirkondadest ei tõusnud Järvamaal peamiste takistustena esile rahaliste vahendite puudus, väsimus ega sõprade puudumine.